aga siis teeme alguspalve ja siis saame selle teemaga minna vaikselt edasi ka. Rauno, äkki sina teed alguspalve? Ja kallis issand Jeesus, me oleme väga tänulikud, et me saame ka sellisel viisil jälle kokku ja meil on kõigil omad kogemused täna ka sinuga Jumala teenistusel kokku saamisel üksteisega ja sinuga. Aga issand, täna siin on ka jälle hea olla ja nii tore on meil näha üksteist sellisel viisil, aga issand, sina saad ka selliste olukordade läbi ka meie keskel olla, issand, kus 2 või 3 on sinu nimel koos ja me täna siin oleme rohkemakesi, siis sa oled meie keskel vaimus ja teed seda head tööd. Issand, aita meil vabalt rääkida neist asjust täna, millest me ei ole võib-olla julgenud ja mida me ka pelgame, aga issand, sina tead neid asju ja näed neid kõiki ja sa näed ka meie vajadusi ja sa näed ka seda, mida sina tahad kõigis kogudustes teha ja esmalt meie südames, mida maha panna ja mida vastu võtta, issand, sinu vaimu kaudu. Jeesus, sündigu sinu tahtmine ja issand, luba, et ka õpetaja Mark, kes täna mõtteid jagab, võiks olla avatud ja selge kõik tema ees olev ja et mingisuguste kartust ega mingeid takistusi ei oleks. Jeesuse nimel, aamen. Olge head, ekraani peale tulid küsimused, kui palju elevandid kaaluvad. Variant 3 tonni nagu ninasarvik, 7 tonni nagu elevant ja 50 tonni nagu vaal. Mõelge rahulikult. Selline keskmine elevant, kui palju ta võiks kaaluda? Väga keerulisi küsimusi ei teinud, sest ma saan aru, et enamus igapäevaselt elevantidega ei puutu kokku. Kas kõik on vastanud või mõned mõtlevad veel? Hetkel on 9 vastanud, aga see ei olnud lihtne küsimus ka, selles mõttes 5 sekundit veel ja siis lõpetame. Nii, 10 vastust tuli ära. Jah, pole ühtne, selles mõttes siin on eksimine on inimlik ja kas see teine 7 tonni nagu elevant on ka õige vastus? Et umbes 7, 8, 9 tonni võib see elevant nagu kaaluda, et elevantiga on tegemist siis suurema imetajaga, mitte kõige suuremaga, nagu näha on vaalad veel suuremad isegi, aga jaa, tore. Nii, ma saan aru, sõrmed on juba soojad. Võtame järgmise küsimuse ka. Keda elevandid kardavad? Siin on jällegi õige vastus teile ette antud. Esimene variant hiiri, teine mesilasi, 3. linde. Ja nad ikka väga kardavad. Räägitakse, et nende samade elusolenditega peletatakse elevante, kui nad tikuvad näiteks talunike põldudele või kuhugi, et siis lastakse sealt elevantide juurde lennata või joosta või küppama, et vastavalt sellele, kelle te valite. Mõned võib ei tulnud ka selle peale, et elevantidest natuke rohkem uurida, eks ole. See pole ka muidugi meie põhiteema täna. Elevandid, keda nad kardavad, arvatakse, et hiiri, mesilasi ja linde. Linde keegi ei pakkunud, aga õige vastus on see, kes valis mesilasi. Nad kardavad mesilasi kohe väga-väga. Et hiiri pigem mitte, sest hiired nendega midagi ei tee. Hiir kardab pigem nagu elevanti, aga mesilane ei karda. Nii et tundub, et mingi protsent sai täna natuke uusi teadmisi. See on ka ju tore, eks ole. Nii, ja meil on 3. küsimus on veel, me selles mõttes 3. ja viimane. Nii, elevantide keskmine vanus, no seda te ilmselt teate, aga me ikkagi panime selle küsimuse. Kas 15 kuni 20 aastat, 20 kuni 30 aastat või 50 kuni 70 aastat? Et see on ka hea selline ettevalmistus, kui kellelgi on plaanis võtta elevant või miskit, et millise ajaperioodiga tuleb arvestada. Huvi elevantide vastu on teil kindlasti kasvanud ja siin on ka mitu erinevat vastust on pakutud. Nüüd see 50 kuni 70 aastat on õige vastus ka.
et elevant on küllalt pikaealine, isegi väga pikaealine, kui te mõtlete oma kasside-koerte peale, et siis tegelikult elevant ikka elab palju kauem ja on neid ka, kes on elanud ikkagi üle 80 aasta, nii et tegemist on ikkagi täitsa tõsiseltvõetava loomaga. Nii, aga elevant ei ole meie täna õhtu üldse fookuses. Meil on hoopis teised teemad seotult siis nagu elevantidega kui pildina. Nii, aga meie külaline täna on Mark ja Margi abimees Rauno. Et teile, ma annan nüüd, teie võite võtta selle mikrofoni vabaks nüüd enda jaoks. Aitäh. Mul on sellised tunne, et elevantid on tore loomad, aga mul on sellised tunne, et Lea on nii palju seda uurinud, et võib-olla tema lapsed on pressinud, et nad tahaks niisuguse lemmikloom. Jõudu, ütlen lihtsalt. Aga see fraas elevant elutoas on inglisekeelse fraas, nagu nalja fraas, aga see tõstab või seletab, kirjeldab tõsine olukord, tõsine probleem. Nagu Lea juba ütles, et tihti on meil teemad, mida kõik näevad. Et siin on probleem, siin on asi, millest oleks vaja rääkida, siin on oluline punkt, aga keegi ei taha sellest teema arutleda või tõsta või keegi ei räägi sellest, sest nad teavad, et kui avan see ukse või kui alustan, siis kõik vaidlevad üksteisega ja see tõstab ainult probleem gruppide vahel. Ja seda me ei taha. Siis ühtsuse või rahu nimel parem on seda lihtsalt mitte rääkida. Inimeste taga võib olla järgmine päev, siis me räägime, eks. Aga nagu grupp, kui me oleme koos, siis jälle selles me ei räägi. Et me ei taha tüli tekitada või probleemi tõsta, siis on lihtsam seda mitte rääkida. John Wesley'l oli väga hea tsitaat, või ma ei tea, kas ta oli originaal, kes ütles seda, aga metodistid igaks juhuks ütlevad, Wesley ütles. See tsitaat on, et põhiasjades olgu ühtsus, teisejärgulistes asjades vabadus ja kõikides asjades armastus. Ja see on tõeline väga hea tsitaat. Siis ma kordan, kui keegi ei kuulsid õigesti esimene kord. Et Wesley ütles, põhiasjades olgu ühtsus, teisejärgulistes asjades vabadus ja kõikides asjades armastus. Ja tema mõte oli, et kui teema on tõesti põhiasi, siis me ei saa see teema ignoreerida. Me ei saa lihtsalt mitte selles rääkida. Näiteks, kui on küsimus, kas Jeesus on ainus maailma päästja? Või kas teist teed toovad inimesed ka Jumala juurde? See on ristiusu aluspõhimõte, et Jeesus on ainus maailma päästja. Siis on ülioluline, kui see on nii põhiasi, on ülioluline, et kirikul on ühtsus selle teema üle. Samuti lihtsalt ütlen, et koguduse pingis on igasuguseid inimesi, sest kõik on teretulnud kirikusse, eks. Kõik on teretulnud Jumalateenistusse tulla, ükskõik mida nad usuvad. Ja ma loodan, et meie koguduses, meie Jumalateenistused, ma loodan, et on inimesed, kes otsivad Jumalat või otsivad midagi, võib-olla nad ikkagi ei tea, kas see on Jumal või mida neil on vaja, aga nad otsivad. Aga nad ei ole parandanud neid. Võib-olla on neid, kes lähevad alfakursusele ja just alustavad oma vaimulikku teekond. Samuti on neid inimesed ka koguduses, kes on aastaid koguduses olnud. Aga nad ei ole kasvanud oma usus. Nende arusaamine Piiblist on jäänud väga pinnapealne võib-olla. Ja nad on jäänud
ütleks nagu vaimuliku vastsündinud lapsed. Paulus tegelikult räägib niisugust inimestest esimese Korintuse kirjas 3. peatükis. Ta nimetab neid, kui ma ei eksi, midagi nii nagu vaimuliku vastsündinud laps. Siis on igasugused inimesed koguduses. See on arusaadav, see on loomulik, see on hea tegelikult. Aga kiriku ametliku õpetus peab nõudma ühtsus need põhiasjadel. Kui teema on tõeline põhiasi, siis kirik peab nõudma ühtsus pastoritest ja ametliku õpetusest. Ja see artikkel, mida ma kirjutasin koduteel, mis kirjeldas neid põhjused, miks EMK lahkub ÜMK-st. Ma proovisin seletada, et põhjus, miks me lahkume, on seotud põhiasjadega. Aga on palju muud teemad, mis ei ole põhiasjadega seotud nii otse. Palju muud teemad, mida võiksime nimetada, nagu John Wesley ütles, nad on teisejärgulist. Teemad, mis ei ole nii otse seotud igaviku eluga. Nad ei ole otse seotud, see küsimus, kas inimene läheb taevasse või mitte. Ja niisuguse teisejärgulisse teemadel eriarvamusid on täiesti loomulik ja lubatud ja see oli, mida John Wesley ütles, et niisuguse teemadel võiks olla vabadus, et on eri arusaamised. See ei ole probleem. Ja me kõik teame, et on erinevaid konfessioonid näiteks, keda me austame ja tunnustame, et neid konfessioonid on evangeeliumile ustav, aga neil on eri arvamuseid palju teemade üle. Ja nii on elu osa. On palju teemad, mis langevad selles kategoorias. Ja tänase arutelu teemad on pigem seotud niisuguse teisejärgulisse teema. Webinari meeskond pani seda kokku, tõstis seda, et räägime niisugust teemat, mis on meie igapäeva eetilise dilemmad. Ja neid ei ole teemad, mida ma nimetaks nagu põhiasi. On pigem teisejärgulise teemad. Ja võib-olla mul on väga kindel veendumus, mida piibel ütleb sellel teemal. Aga võimalik, et kas see on Rauno või Taavi või Robert või Priit või Marianna. Võib-olla neil on natuke erinevat arusaamine. Vastupidi veendumus võib-olla. Ja võiksime see teema arutleda üle, aga võimalik, et ikkagi on meil eriarvamusi. Aga me jätkume samas kirikus. Me jätkume, Marianna ei ole ordineeritud, siis ta ei ole selles kategoorias, aga Rauno, me jätkume nagu ordineeritud vaimulikud samas kirikus, me oleme igas mõttes partnerid, toetame üksteist, õnnistame üksteist, aga meil on eriarvamus. Nagu John Wesley ütles, teisejärguliste teemad võiks vabadus olla, sest nad ei ole nii otse seotud meie päästmisega. Ja palju neid igapäeva teemad langevad selles kategoorias. On mõned teemadest piibel ütleb väga selge, mis on õige, mis on patt näiteks väga selgelt, aga mõned igapäeva teemadest piibel ei ole nii selge, kuidas ma peaks käituma selles konkreetses olukorras. Neid igapäeva eetilised dilemmad. Mis on õige mulle teha selles kontekstis just nüüd, kus ma olen? Mul on vaja otsustada. Ja võib-olla minu otsus on natuke erinevad kui see, kuidas Rauno või Marianna või Lea või Nathan või Ele
kuidas nad käituks. Elu on nii. Mul on vaja ise otsustada, kas ma käitun nii, nagu ma usun, et see on ustav pühakirjale, et see on ustav Jumalale, või kas minu käitumine on toob kompromiss minu usuga. Ja me kõik teame, et kristlastel on eri arvamusi palju teemade üle. Ja tihti see kõige lihtsam asi on, siis me lihtsalt ei räägi sellest. See on kõige lihtsam. Aga täna webinari meeskond palus, et me räägime nendest. Siis see on minu sissejuhatus ja ma tahtsin seda teha lihtsalt seletada, et ei ole suur probleem palju teemade üle, kui on eri arvamusi. Meil on vaja, see on oluline, et meil on see vabadus lahti seletada, rääkida, arutleda ja proovi leia see, mida Jumal tahab, et me teeme. Siis, kas Marianna on või Rauno, kellel on see, kes tutvustab, plaan on, et meil on mitmed erinevad teemad, 3 erinevat üldteemad, aga võib-olla Marianna seletab seda natuke, kuidas me liigume edasi. Jagan teiega ekraani, et meil on plaanis nüüd läbi viia mõned sellised grupi arutelud ja siin selles grupi arutelus umbes 15 minutit on aega grupi aruteluks. Et siis olge head, arutage 2 juhtumi üle, mis on teil praegu parasjagu ekraanil. Esialgu nendel teemadel, aga pärast meil on mõned küsimused veel. Ja küsimused siis selles esimeses grupi arutelus on see, et mida sa mõtleksid, kui näed kirikus väljakutsuvalt riides naisterahvast või mütsi kandvat meesterahvast? Et mis on see sinu reaktsioon ja kuidas siis võiks käituda või mida sina mõtled? Ja võib-olla miks mitte arutada ka selle üle, et mida sinu koguduse kaaslased siis sellest arvavad ja kas see kedagi võiks ka häirida? Ehk siis see väljakutsuvalt riides naisterahvas või mütsi kandev meesterahvas kirikuhoones. Ja teine teema, et kas sina oleksid valmis poemüüjana alkoholi müüma? Et sellised küsimused teile grupi aruteluks 15 minutit aega ja pärast seda, siis kui oleme selles suures grupis tagasi, siis saame natukene jagada, mis need sellised mõtted selles grupi arutelus olid. Ja olge head, et kas siis igast grupist keegi teeb natukene märkmeid, et me ei palu pärast nagu, et sellist põhjalikku protokolli, vaid lihtsalt mõni mõte, võib-olla mõni argument või midagi sellist, mis sellest grupi arutelust esile tuli. Nii et püüdke kõigepealt meelde jätta need 2 küsimust. Üks on siis see riietuse kohta ja teine on alkoholi müümise kohta ja siis Naatan suunab meid gruppidesse. Oli teil häid mõtteid, jagage ja siis saavad teised grupid ka. Olen ma kuuldel ja meie grupp, me esimesele küsimusele leidsime sellise, kuidas öelda, ütleme, et igaüks peaks, selline vaimulik areng sisemine, mis aitab sul nagu jõuda ühest kohast teise, et ma tõin nii, et minul kadus ära üks hetk kõrvast kõrvarõngas ja see oli niisugune õrn teema, aga keegi mulle etteheiteid ei teinud ja üks hetk ma lihtsalt sain aru, et see ei ole kohane mulle ja samamoodi kõik muud asjad ja sellised, et kuskil on teatud piirid ja me peame neid piire kinni siin. Aga põhimõtteliselt me ei peaks nagu seda tegema, ütleme sellise surve, kui me traditsiooni või sellise eetika või kultuuri tausta ei tea, siis parem on ikka, kui me teame, miks miski asi on oluline, et paljastav keha või siis
või siis mütsi kandmine, et me peaksime nagu seda tausta teadma, need olid meie mõtted sellele esimesele. Ja see alkoholi osas on muidugi jah, väga niisugune jah, keeruline, et kuidas siis me propageerime alkoholi, kuidas öelda, ei propageeri, vaid oleme, ütleme, müüjana poes, kus seda müüakse, et kuidas Elel oli hea kogemus sellega, et võib-olla ta jagab seda oleks väärt jagada. Kui sa saad, Ele, või ma refereerin sinu mõtteid, ma ei tea. Sa võid refereerida, ma olen teel tuppa autost. Ja Ele ütles, et tema oli, kuidas öelda siis, kopireklaamis ja tal oli selge piir, et alkoholiga seotud tegevust tema ei reklaami, et tema korvi alkohol ei satu ja see oli nagu väga selgelt tal aru saada ja teada, et kuigi ta andis endale aru, et see pood, millele ta reklaami teeb, ju tegelikult alkoholi müüb, aga see on selline, peaaegu kõik poed müüvad alkoholi, eks, ja kangeid alkohole eriti ka ja nad on küll silme eest ära tõstetud, aga teades inimeste probleeme ja selle probleemi sügavust, siis on see jah, ütleme selline põhimõtteline valik, eetiline dilemma. Võin siit jätkata kohe meie grupi aruteluga, meil oli ka väga põnev vestlus ja riietuse teemal oli üks argument see, et noorem see kapuutsikultuuri põlvkond, et nad ei pruugi teada, et mingi mütsi äravõtmine ruumi sisse astumisel, et on nagu kombekas. Ja et sellises armastuses viisakalt võiks siis nagu lihtsalt öelda, aga mitte nagu ka survestada, et see ei hirmutaks neid ära. Ja tuli esile ka see, et ise oma riietusega eeskujuks olles, et see ka kindlasti mõjutab ja aitab kaasa. Aga alkoholi puhul oli ka, et muidugi nagu selline kõige suurem südamerahu ja kindlus on see, et kui sa töötad poe hoopis teises osakonnas, eks ju, et alkoholiga kokku ei puutu, oli jutuks ka see, et võib-olla see, kui inimene ise on selle pudeli võtnud ja poemüüjana sa ainult piiksutad, et siis sa võib-olla oled nagu vähem kaasas sellega, kui see, et sa poe riiulilt võtad ja annad selle talle sealt leti tagant. Aga tuli esile ka selline argument, et kui Jumal on meile andnud vaba valiku, kas siis teha pattu või mitte teha pattu, siis meie peame jätma inimestele ka selle vaba valiku. Et meie ei saa nagu inimesi piirata või keelata ja võib-olla siis lahenduseks sellises olukorras, kui kristlane on poemüüja, et võiks olla see, et mitte teda nagu jällegi hurjutama hakata, et näiteks nähes inimese näost, et ta on ilmselt alkoholiga kimpus, et siis pudeliga koos pakkuda talle võib-olla Lootuse küla flaierit või midagi sellist. Ta valib teise kassapidaja järgmine kord siis, jah. Nii, päris häid mõtteid. Meie grupp ka veel. Urmas, äkki sina kommenteerid? Meil oli ka arutelu nii riietusest kui alkoholist ja riietuse puhul mina ütlesin ka sinna ja mõned jagasid seda nõusolekut, et noorte kultuuris täna on see mütsi kandmine kuidagi teistsugune. Et ka laagrites, kus tegelikult on teenistuste osad, siis me näeme, et osad tulevad samamoodi mütsiga ja see kuidagi on nende dress code'i osa, et see ei ole mitte, et mul on peakate, vaid see oleks nagu lipsu asemel või ma ei tea midagi sellist, et võib-olla see natuke liialdatud, aga kuidagi see on tulnud sisse ja võib-olla see ongi see, et me ütleme, et viisakas ei ole, aga ei oska võib-olla ka lõpuni põhjendada, miks ta siis ikkagi peaks selle ära võtma nii-öelda ja kas ta peaks, aga meil oli üks tore kogemus oma lastega koos, käisime Jaani kirikus, oli üks kooli kontsert ja siis üks poiss oli, tänu jumalale mitte minu laps, aga oli üks teine laps meie reas, kes oli siis mütsiga ja Jaan Tammsalu tuli ilusti sinna, ütles, et tead noormees, kirikus meesterahvad käivad ilma mütsita, võtavad mütsi ära. Kes sina oled? Ja väga lihtsalt see poisil tuli, hops, käsi käis, võttis mütsi ära, ütles meesterahvas.
ja istus edasi ja kõik oli hästi, et me peame oskama kuidagi nagu armastuses seda edasi anda selles suhtes, et mitte nagu noomima, mitte näpuga vibutama, aga tooma ka esile selle, et ja meie grupis tuli ka esile nende riietustega, et on ka kirikutes, kus võib-olla mõni, kes on vähe käinud ja tulebki niimoodi, võib-olla ta läheb igale poole, teatrisse ka väga lühikeste ja nappide riietega ja tuleb kirikusse ka ja siis kirikus vahest inimesed võib-olla tunnevad ennast kuidagi ebameeldivalt sellest ka rääkida ja ei oska nagu sõnu valida. Ja siis Lea rääkis ühe loo, kus üks tüdruk tuli ka samamoodi ja teenis ja laulis ülistuses ja üks hetk sai aru, et vist ei sobi. Keegi ei öelnud midagi. Üks hetk sai aru ja pani pikema, pani teised riided. Et ma arvan, et meil on endal kuidagi ka, täna mul on hea rääkida, ma olen just kasvulavalt tulnud, kus Jana Tamm rääkis meile suhtlemisest ja kuidas tegelikult rääkida asjadest, et see on täiesti see teema, mida kirikusse me ka vajame, et kindlasti mitte noomida ja see vaba valik peab olema ka seda mõistlikku selgitust selle juurde, et seda me vajame juurde. Ja mul oli nädal aega tagasi ei olnud alkoholiga, aga suitsuga oli lugu, kus meie koguduses käivad ka hooldekodust inimesed ja siis me aitame neid ja teenime nendega koos ja ma käisin nendega surnuaias, nende lähedaste haudadel hooldamas seal ja tegemas ja siis üks ütles, et kuule, kas sa saad, ma ostsin need lilled siin lauale ja küünlad ja kõik oli tore. Ütles, et kuule, kas sa saad mul suitsud otsa, saad sa ühe paki suitsu kasta? Ma ütlesin, vaata, et suitsu ma sulle mitte kuidagi osta ei saa. See suitsetamine, see tapab su tervist ja rikub sind ja vaat sellele ma ei saa mitte kuidagi kaasa aidata. Nii et nii on ja ta täiesti mõistis seda. Jällegi see on see koht, kus me peame suhtlema ja rääkima nii, nagu me tegelikult usume ja veendunud oleme, et oma veendumusi edasi andma. Selle kapuutsi kultuuri võib-olla kommentaariks on selline asi, et ma tahaks ära mainida, et ma ise töötan selliste noortega psühhiaatriakliinikus, kes ma näen igapäevaselt on võib-olla üks kapuutsiga nooruk tuleb ka, et see tegelikult võib näidata mitte lihtsalt nagu kultuuri, vaid seda, kui inimene, kui kapslis või kui kinni ta on, eks, et ta lihtsalt tahab ennast peita selle maailma eest ja kui me tuleme, me tahame kohe teda sealt nagu välja võtta, siis võib-olla ta on oma muredega kirikusse tulnud ja me peame jõudma tema nagu südameni või me peame jõudma kuhugi mujale, mitte nagu seda riietusele tähelepanu pöörata, et küll ta avaneb, et see võib olla ka see, et miks mõni tahab olla viimases pingis ja natuke kuskil nurgas alguses on samamoodi kapuutsi all peidus. Mark, kommenteeri sina seda osa nüüd. Kõik grupid on saanud võimalus. Ilmselt on. Mis tundub? Siis kui alustame see riietusnormi küsimusega, ma tahan jagada foto teiega, pane seda natuke kontekstis. Nii, ma arvan, see on nüüd nähtav teile. Mida teie näete siin on Abraham, Iisak ja Jaakobi aja meeste rõivad. Neil oli kleidid, palju õnne. Mehed Abrahami, Iisaki ajal, nad on Kaanani maadest, see on tegelikult Egiptuse hauast võtnud. Ülemine on see originaal, allpool on see joonistus selle põhjal. Ja ma panin seda üles lihtsalt nagu näide, et me mäletame, et riided ja niisugused asjad, see on täiesti kultuurilist. Ja on siis see küsimus, näiteks kui 5. Mooses ütleb, et naine ärgu kandku mehed riided, mees ärgu pangu selge kehakatted. Mis on meeste riided? Mis on naiste riided? See on muutunud läbi aastaid, läbi kultuurist, nii nagu kultuur on muutunud. Ja võib-olla, ütlen, et mina, Lea, Marianna, me oleme kõik liiga noor, aga võib-olla on keegi siin, kes on meist natuke vanem, et mäletavad, kui palju riidestiil, mida see tähendab viisakalt. See on muutunud nii palju, viimane 50 aasta jooksul näiteks, see muutub. Küsimus on, kas see, mis on oluline, on näiteks, et mehed on lips. Abrahamil ei olnud lips, tal oli seelik.
mis on tegelikult oluline. Samuti see meeste, et midagi on müts on peas. Aga kui sa lähed juudi sünagoogile, see on kohustatud, et mehel on see, on nimetatud kas kipa või jamaka, see väike müts. Miks? Sest nende kultuuris see näitab austus Jumalale, alandlikkust Jumala ees. Ja see on see, mis loeb, on see, mida see näitab meie südame hoiakust. Miks viisakad riided on sobilik kirikus? Sellepärast, et me oleme Jumala ees. Ja meie riided, meie käitumine, kõik peaks olla seotud sellest, et me astume nüüd Jumala ette. Me käitume viisakalt. Aga mida see tähendab viisakalt olla, on täiesti kultuurilist. Ja Jeesus, mäejutlusest edasi, Jeesus ütles väga-väga selge, et see, mis on südames, on see, mis loeb. See ei ole see füüsilise kombeid, mis on kõige oluline. Kas me käitume nii, nagu meie vanaisa käitusid kirikus. Aga see on see südame hoiak. Ja kui see on ehtne ja siiralt ja õige, ma arvan, see on, mida Jumal hindab kõige rohkem. Nii, see on minu väike kommentaar, see riietuse teema. Ja see teise teema, mis oli pakutud, see alkoholi müümine. Ja me vaatasime seda natuke, see on väga selge, et Piibel ütleb, et purjus olla on halb, on patt. Ikkagi ütleb, et joodikud ei päri Jumala riiki. Aga samuti ära unusta Johannese 2. peatükk, mis oli esimene ime, mida Jeesus tegi Johannese evangeeliumis. Kas keegi mäletab? Kas keegi julgeb öelda? Ta muutsid vesi veeniks. Veen. Ja kui keegi küsib, jah, see kreekakeelne sõna on veen, see tähendab veen, see tähendab alkohol. Purjus olla on kordavalt Piiblis öeldud, et see on halb, see on patt, see on vale. Aga Jeesus muutsid vesi veeniks. Alkohol või veen ise ei ole nimetatud nagu patt Piiblis. Põhjus, miks John Wesley ja palju kristlased läbi aastaid on karsklased olnud, ei ole see, et alkohol ise on Piiblis nimetatud pattuseks, sest see ei ole. Purjus olla on see patt, mis on nimetatud kordavalt. Aga Rooma kirjas 14 peatükk. Ma palun, annan teile koduülesanne, et kõik loevad aeglaselt, kordavalt Rooma kirja 14 peatükki. See ütleb väga-väga hästi, mis on meie vastutus. Meil on vastutus inimestele ringi, inimestele, kes on meie ringi, mitte olla, on nimetatud meie vennale, meie naabritele, kommistuseks või kiusatuseks. Ja me kõik teame, et alkohol on meie ühiskonnas väga suur probleem. Ja mulle meeldis see loo, mida Ele ütles, kuidas see suur reklaam, mis oli aastaid Võrus nende perega, et nad ütlesid, et nad ei pane alkohol selle reklaamis, nad ei luba seda. See on väga hea. Nad ei tahtsid olla komistus või kiusatus teistele. No vaata, siin on pastor ja pastori pere ja neil on veini või viina või alkoholi õlu ostukorvis. See oleks komistus, see oleks kiusatus inimestele, kellel on tõsine probleem sellega. See on see.
millest meil on vaja väga sügavalt mõelda, et kas minu käitumine on komistus teistele, kas see on kiusatus teistele. Ja see puudutab ka see riide küsimus, eriti kui on see väljakutsev riided. Ma ei tea, kas on ainult naised, kellel on väljakutsev riided, kas mehed, kas see on võimalik meestele ka, ma ei tea, ma ei kommenteeri sellest. Aga üks osa sellest on ka, et see on inimestele kiusatus. Kristlased ei tohi kiusatada, kas see on sõna? Kiusatuseks olla. Jah, täpselt. Meil on vastutus nendele meie ringi, aga ma tõstan ka, ma ei tea, kui palju aeg meil on. Ma tõstan ka üks loo. See on tõesti sündinud lugu, ma ei ütle, kus see toimus, võib-olla keegi teab, aga ära ütle, kui sa tead. Mis puudutab sellest. Oli üks kogudus aastaid tagasi. Oli kogudus ja üle tee kogudusest oli kasiino. Kasiino, see on patt, hasartmäng, see on patt. Siis kogudus alustasid palvetasid kasiino vastu. Ja mis juhtus? Paar aasta pärast kasiino kolis ära. Ei olnud enam kasiino. Koguduse liikmed neil oli rõõm selle üle. Aga siis alkoholipood kolis sisse üle tee. Jälle koguduse liikmed palvetasid, et alkoholipood läheks ära. Ja juhtus, läks ära, ei olnud enam alkoholipood. Siis oli lõbumaja üle tee. Ma ei tee nali, see on tõesti lugu. Oli lõbumaja üle tee. Ja jälle koguduse liikmed palvetasid, et see lõbumaja läheks ära. Ja juhtus paar aasta pärast, ei olnud enam. Ma ütlesin see loo minu abikaasale ja ta sai vihaseks. Nagu Brasiilia moodi vihane. Mida nad kristlased tegisid? Kas nad ei saa aru, neil oli missiooni põld üle tee ja nad palvetasid, et missiooni põld läheks kaugemale nendest. Saad aru? Kui sa töötad koht, ka sinu töökoht näiteks toob inimesed sisse, kes on joodikud või kellel on Jeesuse vaja. Mis on meie vastutus? Meie esimene vastutus on nendele evangeeliumi anda. Näidata nendele Jeesus. Siis minu küsimus on, mis on meie esimene ülesanne? Et jah, kindlasti me ei tohi kiusatus olla teistele, komistus olla teistele, jah. Aga meil on ka vastutus näidata Jumal, näidata Jeesus nendele. Kuidas me teeme seda? Jeesus istus ja sõi inimestega koos, kes oli pattused. Mida meie teeme? Ja see on see väljakutse, mida ma tahan anda teile, on see küsimus, mida me teeme, tuua hea sõnum nendele, kellel on seda vaja. Kas meie esimene mõte on, et meil on vaja pattuseks nimetada, siis me tunneme hea, me oleme seda teinud, või kas meie eesmärk on nendele evangeeliumi tuua? Nii, võib-olla see on piisav hetkel. Ja, väga hea, et meil on esimene teema, rääkis siis sellistest teatud käitumisnormidest ja kultuurinormidest ka. Teine küsimus, Mariana, teine osa siis 3, et nüüd meil on natuke nagu rahaline teema. Kas koguduse must kassa on must? Ja kas on olukordi, kui piletita sõitmine bussis on okei? Et nüüd saame arutleda nendel küsimustel. Tere tulemast tagasi. Ma vaatan, et Mark on ka alles, jah? On olemas. Ja kõik on suud puhtaks saanud rääkida raha teemal nüüd.
et jälle lihtsam ja vabaduse tunne järjest tuleb suureneb, eks ole. et Mariana ja sinu grupp, mis te mustast kastist ja posti jänestest teada saite või arvate? Musta kastini me ei jõudnudki, aga eks me arutasime seda, et teatud olukordades on, et et sa ei saa kuidagi teisiti või ametlikult maksta, kui naabrinaine teeb kringli või mingid muud sellised kulud on. Ja see protsent võrreldes selle ametliku rahaga on ikkagi nii imepisike, et ehk sellest nagu midagi hullu ei juhtu. Samas me jõudsime ikkagi kogu selles vestluses tulemuseni, et keisrile tuleb anda, mis keisrile kuulub. Ja tõesti ka näiteks selle piletita sõidu puhul, et võib-olla on õigustatud ainult siis, kui nagu Laura tõi hea näite, et jooksed sinna bussi, et kellegi elu päästa ja siis unustad selles protsessis, elu päästmise protsessis selle pileti ostmata, eks ju, et siis sellistes olukordades on okei bussiga sõita, nii et kui te bussis olete ja piletit ei ole, siis öelge, et te tulite elu päästma. aga ja muidugi ka sellised dilemmad, Laural oli ka teine hea lugu kooliga seoses, kuna ta on õpetaja, tahab lapsi ekskursioonile viia ja bussifirma annab nagu valida, et maksad mustalt, saad soodsamalt, lapsed peavad vähem maksma või siis maksad käibemaksuga ja ametlikult ja kõik peavad rohkem maksma. Et seisukoht oli ikkagi, et võimalikult ausaks jääda ja siis arutasime kergelt ka sellel teemal, et kui me näeme kedagi eksimas nende asjade vastu, et siis see hukkamõist teiste suhtes, et see ei ole meie roll, see on siis piletikontrolli roll või siis Jumala roll. Sellised mõtted olid lühidalt kokku võetuna. Ja, kuidas siin teised grupid? Meie grupis tuli välja, et bussipilet pole üldse teemaks, sest meil oli Tallinnast mitu, et seal teatavasti on see bussisõit üsna tasuta. Inimesed on harjunud nagu sõitma nii, aga keegi kuskil selle nagu maksab ikkagi nagu kinni, aga ja, kinnitame seda. Aga selle musta kassana tuli nagu see ka, et kui on tõesti vaja kellelegi näiteks töötasu maksta lume koristamise eest või niimoodi, et siis ja ütleme, et see ametlikult tööle võtmine ei ole nagu võib-olla kõige nagu parem mõte väikese tööotsa eest, et siis keegi teeb näiteks oma vabatahtliku annetuse selle inimese tasustamiseks, et see annetuse teema käis nagu mõnel puhul nagu läbi sellisel või siis ka sellisel juhul, kui ei ole võimalik maksta ametlikult, et siis jällegi keegi teeb, aga see jällegi tuleb siis üldised annetused jäävad väiksemaks, et tuleb sealt realt nagu välja. Kas sellel teemal, raha teemal tuli kuskil veel mingeid mõtteid? Enne kui Mark räägib, mis on õige? Meie grupis oli, ütleme, me lõpuks jõudsime selleni, et ei tekiks paadumust inimese südames, et see oli nagu oluline, et siis on targem mitte, kuidas öelda, teha, et kui sa regulaarselt või kogemata midagi teed, vaatad, et midagi ei juhtu, tagajärgi ei ole ja järgmine kord samamoodi, et selle kassaga ju ka, et kui niisugused kassad kuskil avalikult on, siis me oleme inimesed ja keegi võib kuskil käe külge panna ja siis hakkabki regulaarselt ära kasutama, et parem on neid mitte selle tõttu ka hoida, kui ei ole, kui asi kontrolli all on kõigil lihtsam. Mark, aga räägi. Ma arvan, et see oli teema, paistis nagu see ei olnud väga raske teoorias igaks juhuks ja nii on. Paulus ütleb väga-väga selgelt Rooma kirja 13. peatükis väga selgelt, et kuidas on täpselt, iga hing olgu alaheitlik valitsemas olevail ülemustele. Et väga selge ja tegelikult seal
Peetrus ka, esimese Peetrus teine peatükk ütleb ka väga selge, allistuge issanda pärast kogu inimlikule korrale. Piibel ütleb väga selgelt, Uus Testament ütleb väga selgelt, et peaks olema sõnakuulelik. Ma arvan, et me kõik teame seda ja nagu oli tsiteeritud, keegi ütles Jeesuse sõnad juba andke keisrile, mis kuulub keisrile. Ja ma tahan lihtsalt öelda, kui keegi ei ole väga mugav sellega, lihtsalt ütlen see fakt, et ära unusta, et nii Paulus kui Peetrus, kes kirjutas sellest, elas Rooma impeerium, mis oli sama kohutav režiim nagu Nõukogude Liit, nagu Stalin tüüp aja. Nii Paulus ja Peetrus oli tegelikult tapetud. Nad suri märtritena. Nad ei elasid hea Euroopa riigid, kus inimõigused on austatud. Nad elasid täiesti vastupidi, et pigem Stalin tüüp valitsus. Ja see oli sellises kontekstis, kus nad ütlesid mõlemad olla sõnakuulelik valitsusele. Paulus ütleb ikkagi midagi nii, kus see on, et nad on saanud seda Jumalast. Nad on saanud selles positsioon Jumalast, siis austa seda. Ja nad ei olnud head kristlik juhid tol ajal. Ta ei küsis, Paulus ütleb, kus see on Rooma 13, 6 ja 7 väga selgelt, sellepärast makske ka makse, tasuge kõigile, mis teie kohus on, maksu, kellele maksu, tolliraha, kellele tolliraha ja nii edasi. Ta ei küsis näiteks, kui riik kasutab seda auväärset või õige eesmärkina, siis maksed. Ei, ta ütles lihtsalt maksed. Ja ta teadsid küll, et Rooma impeerium kasutasid need maksud ja tolli raha täiesti kohutavad asjad teha. Meie vastutus on lihtsalt olla sõnakuulelik. Seal, kus me oleme. Peetrus ja Paulus ütlevad seda väga selgelt. Siis teoorias paistis nagu kõik grupitel oli päris lihtne, et jah, teoorias peaksime käituda nii, nagu reeglid on. Aga kus see piir on? Meil oli vestlus meie grupis näiteks, kas kliendikaart võib lainatada inimene, kes on sinu ees ja unustasid kliendikaart autos. See oli minu juhtum 2 nädalat tagasi ja ma andsin minu kliendikaart temale, ta sai soodustus. Kas see oli hea tegu või kas see oli reegli rikkumine? See on koht, kus tõenäoliselt erinevad inimesed tunnevad oma südames natuke erinevad. Kas see oli hea tegu või kas see oli reegli rikkumine? Võib-olla see sõltub ka poodi reeglid, kuidas nad sõnastasid detaile selles poodist ja kas me teame täpselt. Rooma kirjas 14 peatükis ka ütleb midagi, mis võib-olla on, võib-olla sobib siin, et kõik, mida me teeme, peaks olla tehtud usus. Kui meie südametunnistus on rahu niisuguse teemadest, kus me ei ole, kas see on õige või jah. Kui südametunnistus on rahu, kui me tunneme, et jah, ma käitun nii, nagu Jumal tahab, ma arvan, et siis Jumal on armuline. Aga see üldküsimus või üldvastus sellest on lihtsalt käituda pühaduses. Kas minu käitumine, kas see on mustkasa, kas see on kringli maksmine või puukütte maksmine,
kas see, kuidas ma käitun selles olukorras on, kuidas ütle, kas see on kooskõlas Jumala pühadusega või mitte? Mida Jeesus tegiks selles olukorras? Võib-olla oleks ka hea viis, kuidas seda küsimuse tõsta. Ma ei tea, kas see on olnud abi või mitte. Aga ma ei tea, mida veel öelda. On olnud abi. Ja. Et siin tegelikult oli häid mõtteid. Meil on üks teemade ring veel. Rahast läheme üle nüüd viimase elevandi juurde. Kuidas käituksid juhul, kui sinu koguduse kaaslane elab vabaabielu? On üks küsimus. Ja teine, kuidas käituksid juhul, kui näed, et koguduse liige on sotsiaalmeedias jaganud materjali, mis sinu hinnangul nagu ei sobi. Et see on siis selline viimane teema, vestluste ring. Oleme taas tagasi ja jälle vabamad. Oleme saanud siis rääkida viimasest elevandist täna õhtul. Et siis oli 2 sellist teemat või näidet. Üks oli vabaabielu ja teine oli siis sotsiaalmeedia. Et meie grupis küll nagu kõnetas mõlemad, millest oli juttu. Et võib-olla see vabaabielu teema oli jällegi, ta läheb nende teiste teemadega nagu kokku, mis me ennem oleme nagu rääkinud, et kui inimene tuleb kogudusse või nad on koguduses, et see on see üks teema, millest rääkida, mis on Jumala silmis, kuidas meil tegelikult need asjad on, eks ju, et aga usaldussuhte pinnal õpetada neid inimesi, kes on ja et ei oleks neid näiteid tõesti ka, et inimesed nagu lahkuvad kirikust või Jumala juurest üldse. Et on inimesi, et kuna see vabaabielu teema on nii nagu selline tavapärane, et inimene, kes tuleb kirikusse, ta ei saa üldse, ei pruugi aru saada, et see ei ole okei, nagu, sest kõik muu ju maailm räägib teist juttu. Sotsiaalmeedia teema. Mati ütles, et üldse, mida vähem, seda parem seal olla, aga samas kõlas nagu läbi ka see, et see on koht, kus tegelikult inimesed, teised inimesed, kes kirikus ei käinud, väga jälgivad, mida me teeme ja on nagu otsivaid hingi palju, kes otsivad sealt midagi head, et head, kui Jumal paneb südamesse, siis ei pea jätma jagamata või häbenema seda jagada ja siis rääkige teised grupid. Mis teil, Mariana? Ja, meil olid ka see, Lea, mida sa välja tõid, see teadmatuse teema, et võib-olla tõesti vabaabielus enne ja siis jõutakse kirikusse, et siis tuleb ka anda ikkagi aega ja tõime ka grupis välja selle, et see vestlus, delikaatne vestlus on kindlasti ka oluline, et selgitada, miks abielu on hea. Ja tuli esile ka see, et on oluline, kes räägib, et see võiks olla keegi ikkagi autoriteetne isik, et mitte iga koguduse liige ei hakka seal näpuga näitama või näppu viibutama, et keegi pastor või nende lähedased sõbrad, kes on abielus. Ja mitte pastor kantslist jutlustades. Et siis teised saaks rohkem viibutada, nii teist räägitakse. Delikaatselt ja selle teise sotsiaalmeedia teema puhul, et jällegi jõudsime sinna, et võib-olla inimene ei tea, mida see sisu, mida ta jagab, mida see sisuliselt tähendab, kuhu need juured võib-olla lähevad, kas New Age'i või mis iganes seal taga võib olla. Et siis sellisel juhul ikkagi ka see vestlus aitab selgitada, mida see sisu tähendab ja sellisest pealiskaudsest, et ei, see on jama, kustuta ära, no sellest ei piisa, sest inimene tahab nagu teada, et mis on need põhjused, miks see ei sobi. Ja tuli ka esile see mõte, et väga sellised resoluutsed ja teisi maha tegevad postitused kristlaste vahel, et need ei too Jumalale au, et seda tuleks ka kindlasti vältida sotsiaalmeedias. Meil grupis oli samuti, et tuleb rääkida, tuleb selgitada, inimesi tuleb austada, tuleb öelda, mis on siis
püha ja mis ei ole. Ja avatud suhted kõiges, nii siis ütleme siis selle õpetuse selgitamises, miks on oluline olla siis sellises reguleeritud suhetes, austades üksteist ja samamoodi ka sotsiaalmeedias, et kui nüüd lastest rääkida, siis kui me tagajärgedest ei räägi ja me ei, kuidas öelda, mitte tagajärgedest, aga et seal sotsiaalmeedias suhtlemine on sama nagu sa silmast silma suhtled ja tekitab samu tundeid, kuigi sa neid ei näe teises, eks, siis tuleb olla siin ka delikaatne. Ja lastega siis avatult rääkida nendest asjadest, mis teeb halba, mis on õige ja mis on hea. Kas keegi tahab midagi veel lisada või saab Mark meile mõne mõtte jagada? Mark nagunii saab. No, kui keegi ei taha rohkem öelda. No, see sotsiaalmeedia jagamise teema, kui ma lugesin see küsimus, minu esimene mõte oli küsi ennast, kas see tegelikult oli üle piiri, mida see, ma ei mäleta, kuidas täpselt see küsimus oli sõnastatud, aga kas see tegelikult oli vale? Kas sa said õigesti aru, mida nad postitas? Et minu esimene mõte oli lihtsalt, et on väga oluline aeg võtta, kontrollida, kas me saime õigesti aru, mis oli postitud. Mõnikord see on väga selge, aga mõnikord võib-olla see ei ole nii selge. Ja võib-olla siis ei ole vaja hüppe kohe ja ütles inimesele, see on patt, mida sa jagasid, see on halb. Aga küsi tema käest, kas sa saad aru, mida sa jagasid? Miks sa jagasid seda? Mul on olnud ka olukord, kus ütleme tubli koguduse liikmed, keda ma ei nimeta, on jaganud asjad, mida nad tõesti ei saanud aru. Kuidas see tegelikult oli täiesti kohutav kristliku perspektiivist ja siiralt küps kristlane, aga see tsitaat, mida ta jagas, ta lihtsalt ei saanud täpselt aru. Ja siis pärast ta ütles, aitäh, et sa seletasid ja kustutas seda. Siis kuidas me käitume on ka oluline meie poolt. See terve vaba abielu teema on, kõik teame, see on väga kuum teema hetkel ja keeruline teema. Ja minu esimene mõte siin, iga kord, kui ma kuulen niisugust asjadest, ma mäletan üks lugu, tõesti sündinud lugu, kus kristlik noorpaar, tubli kristlik noorpaar oli koos mittekristlik sõbraga ja nad oli just kihlatud. Tubli kristlik noorpaar just kihlatud ja mittekristlik sõber küsis nende käest. Aga miks te abielluta? Miks mitte lihtsalt koos elada? Ja siis ta lisas, kas see on selle tõttu, et koos elamine on patt? Ja see tubli kristlik noorpaar ütles, jah, täpselt nii on. Minu esimene reaktsioon oli, tubli, julge, sest see on õige. Aga minu teine mõte oli kahju. Sellepärast, et nad kaotasid tegelikult väga hea võimalus tunnistuse anda. Nad toetasid see vale arusaamine, et kristlased on seadusmeelsed inimesed, kes ei tohi seda teha. Kõik, mis on tore ja lahe, kristlased ei tohi teha, sest me oleme nii seadusmeelne. See on väga levinud arusaamine. Ja see tubli noor paar tegelikult toetasid seda idee ja kaotasid võimalus tunnistus anda, et tegelikult meil on midagi parem. Me ei tee seda esmalt
sellepärast et see on patt, mitte abielluda. Me abiellume sellepärast, et see on see kõige parem. Jumal tahab kõige parem meile ja see ustavus ja pühendumus, mis tuleb, see abielu ja see terve laulatuse kogemuse, see on nii otse seotud sellest. See ustavus ja pühendumus on midagi ilus ja tugev ja see tegelikult on parem nii noorpaarile kui ka nende lastele, ühiskonnale, kõigile. Et Jumal tahab meile kõige parem anda. Ja see on see tunnistus, mida peaksime anda, kui see teema on tõstetud, et meil on midagi parem. Ja siis, kui räägime, kui on koguduse kaaslane vaba abielus, võib-olla on vaja natuke tasakaal, kui tõstame see teema temaga, et jah, patt on patt, ma ei eita seda, patt on patt, ja. Aga on ka see küsimus, miks sa leppisid millegagi, mis ei ole kõige parem? Sest täpselt see on. Ja ma arvan, see on alati väga hea mäletada ja tõsta, et meil on tegelikult midagi parem. Aga ma tõstaks ka küsimus kiiresti, kui oli kirjutatud küsimus, et koguduse kaaslane on vaba abielus. Ma lähen tagasi sellest, mida ma ütlesin algusest, et koguduses on palju erinevaid inimesi. Mida see tähendab, et inimene on koguduse kaaslane? Kas see inimene on küps kristlane, keda sa oled näinud aastaid, kuidas ta siiralt on kasvanud Jumalale lähemale? Kas ta tõesti on küps kristlane? Või kas ta on beebikristlane, vaimulik imik, kes veel ei saa aru, mida Jumal ootab temast? Või kas see on inimene, kes tuleb aeg-ajalt kogudusele, aga ei ole täiesti tegelikult meilt parandanud? Kes see inimene tegelikult on? Kuidas me reageerime? Peaks sõltu täpselt see küsimus, kes see inimene on. Esimese Korintuse kirjas 5. peatükk. Paulus räägib küpskristlasest, inimesed, kes on kirikus tõesti, või teoreetiliselt nad arvasid, et nad olid küpskristlased, aga koguduse liikmed, kes on täiesti pattus langenud. Ja ta tegeleb sellega väga aktiivselt, aga ta ütleb ka seal peatüki lõpupoole kuskil 1. Korintuse 5, 12-13, et ta kirjutab, et ei ole meie asi kohut mõista nende üle, kes on väljas kirikust, mis tähendab neid, kes ei ole päästetud. Kui nad pole Jumala vastu võtnud, me ei saa oota, et nad elavad nagu kristlased või käituvad nagu kristlased. Kui nad ei ole Jumala vastu võtnud, siis neil on evangelisatsiooni vaja. Neil ei ole vaja, et me ütleme, see on patt, mida sa teed. Neil on evangelisatsiooni vaja. Esmalt. Paulus ütleb väga selgelt, et meil on vastutus selle üle, mis toimub kiriku sees. Ehk kui inimene on aastaid kristlane olnud, ta teab, mis on õige, siis meil on väga tugev vastutus sellest aktiivselt tegeleda. Ja Jeesus tegelikult annab meile juhend, 4 sammu, 4 või 5, 4 sammu juhend, kuidas käituda. See on Matteuse evangeeliumi 18 peatükki. See on hea peatükk ka läbi lugeda. Ta ütleb, et esmalt noomi, kui keegi teeb pattu ja ta räägib küpskristlasest, inimesed, kes tõesti usuvad ja kes on küpskristlasest. Kui ta teeb pattu, noomi teda 4 silma alla, kui ta ei kuule ja ei paranda meelt, siis võtte enesega veel 1 või 2 ja veel kord räägi seda läbi. Kui ta ikkagi ei kuule, siis 3. kord ütle kogudusele ja terve kogudusega
räägi seda läbi ja kui ta ikkagi ei paranda meelt, siis Jeesus ütleb, olgu ta sulle nagu pagan. Et nii Jeesus ja Paulus võtab seda väga tõsiselt. Kui me räägime kristlasest, inimesed, kes on tõesti Jeesuse vastu võtnud, aga nad lähevad teel, mis on selgelt pattused, siis meil on vastutus. Me ei saa seda ignoreerida. Aga kui vaatame, kuidas Jeesus käitus need, ütleme, vaimuliku immikutega, siis on väga erinevad. Näiteks see pattune naine, kes võidis Jeesuse jalad. No, see on Luukas 7. peatükis. Ta ütleb temale lihtsalt väga täis armastusega, ta ütleb, sinu pattud on sulle andeks antud. Ja see on kõik. Johannes evangeeliumi 8. peatükis see abielu rikkuja naine. Jeesus ütleb, mina ei mõista sind surma. Aga ta jätkub, mina ja enam te ei pattu. Ta on väga armuline nendega. Samuti ta on väga selge, mis on õige ja mis on patt. Tema eesmärk, Jeesuse eesmärk oli evangelistlik. Et nad parandaks meelt. Et need inimesed võtaks Jeesuse vastu. Ja kuidas me räägime inimestega, kes on pattu teinud, on väga-väga erinevad. Kas need inimesed on täiesti mittekristlased, täiesti kirikust välja, vaimuliku immik või küps kristlane. Kuidas me käitume nende vastu on väga-väga erinevad. Peaks olla. Ja meil on alati vaja küsi ennast, võib-olla see on ka oluline, et küsi ennast, mis on minu südame eesmärk. Kas minu eesmärk on aidata neid inimesed Jeesusse tagasi tulla või esimene kord Jeesuse leida? Kas minu eesmärk on aidata neid kasvada Jumalale lähemale või kas minu eesmärk on hukka nad mõista? Ja võib-olla ma tunnen pühas, nagu püha inimene, et ma olen öeldud, et patt on patt. Aga kas ma olen tegelikult aidanud see inimene pattust välja tulla? Ma arvan, see on meie eesmärk. See peaks olla meie eesmärk. See on meie vastutus. Nii, ma arvan, see on piisav. Kell on 8. Ma lõpetan. Väga täpne, Mark. No suurepärane, kell 8. Nii, sõna-sõnalt sul täpselt läks. Kella võib panna sinu järgi paika. Nii, aga aitäh teile kõigile, et te olite nii avatud, et nii häid mõtteid kuulis täna õhtul. Ja ma usun, et see on üks samm ka selle suunas, et me võime vabalt rääkida koguduses nendes asjades. Aga kui me läheme nüüd ringiga sinna alguse juurde tagasi, siis oli see Vesli mõte, eks ole, et põhiasjades tuleks olla ühtsuses, mitte tuleks, vaid me peamegi olema ühtsuses, teisejärgulistes asjades vabadus ja nendest asjadest me saime rääkida, et meil ei oleks kohut mõista teiste üle, siis kõigis asjades valitsegu armastus, kui me räägime nendest asjadest. Need mõtted olid alguses nii head, et ma tahaks nende samade mõtetega võtta täna ka kokku. Teeme lõpupalve ära ka ja siis tuleb üks nupp veel. Jumal, tänu sulle tänase õhtu eest. Tänu sulle nende iga inimese eest, kes täna võttis selle aja 2 tundi arutada nendel asjadel, mis on meie südames. Ja Jumal, ma palun, et meie südamed oleksid väga-väga tundlikud sinu juhtimisele ja sinu tahtele. Jumal, ma palun, et meie kogudustest poleks hukkamõistu, vaid valitseks armastus. Ja ühtsus ja vabadus rääkida nendest asjadest. Jumal, ma palun, et sinu kogudus võiks olla eeskujuks maailma, mitte kohtumõistjaks. Ja Jumal, ma palun tõesti, anna meile tarkust, tugevust ja armastust saada hakkama. Õnnista igat inimest täna õhtul, mida iganes me teeme praegu edasi. Aitäh sulle, et sa olid meiega ja et sa jääd meiega. Aamen.
aga ilusat õhtu jätku teile kõigile. Olge väga õnnistatud.